satud konverentsile, on ju, seal on nagu lõunapausid ja see ongi mõelda, et siuke nagu networking ala, on ju, kui sa ei julge lihtsalt tänava peal nagu inimeste juurde astuda või see ei ole sinu sihtrühm, on ju. Et siis leiad mingisuguse õhtu või mingi ürituse, kus sinu sihtrühm enam-vähem on ju, ja siis katsud seal oma mingisugune 40 inimest vähemalt läbi käia, on ju. Ja oluline on siin nagu olla hästi siukene neutraalne, et mitte proovida enda lahendust müüa, vaid proovida tagasisidet saada, et ei kuule, et siuke asi või siuke lahendus on, et mis sa sellest arvad või mis su kogemus sellest räägib. Ja siis, kui kasutaja nagu ise viib juttu selleni, et jah, ma ostaksin, on ju, siis see on hästi hea koht, kus koguda enda nagu meililisti või siukseid beta kasutajaid, kellega sa saad hiljem nagu teha parema user testi, kuni sinnamaani välja, et sa saad küsida ta käest, et kui palju sa maksaksid selle toote eest ja kui ta ütleb sulle mingi numbri, siis kindlasti vii see jutt juba sinna, et okei, aga ma reserveerin siis sulle ära nagu selle toote, et poole aasta pärast tuleb välja, et ole hea, et kanna see kontole ja ma saadan sulle digiallkirjastatud lepingu või tuleb 6 aja pärast välja, on ju. Ja kui sa saad sinna kohta juba, et mingi inimene nii-öelda nagu pre-orderib su toote, siis see on väga-väga hea märk. Aga kui sa ei saa sinna kohta enne toote launch imist, siis on nagu natukene keeruline, on ju. Inimesed võivad sulle igasuguseid asju nagu öelda, et ma ostaks muidugi, aga kui sa ei jõua sinna, et klient teeb transaktsiooni, siis ei ole nagu tegelikult sellist enesekindlust, on ju. Et siis oleks võib-olla mõistlik veel avastada, et kas see lahendus on nagu hea fit.